Järgnevalt räägime ühest uuest automudelist, mitte küll päris uuest, nimelt Capturi faceliftist, aga mille pärast see auto minu jaoks eriline on see, et kulla inimesed, kujutage ette, et te saate endale kvaliteetse väikese linnamaasturi tänapäeval kätte, pakkuge välja 12 000 euroga ja kui see auto täis laduda otsast otsani kõike varustust, alates automaatsetest LED-idest, lõpetades puutetundlike ekraanidega, maksate selle auto eest ikkagi vähem kui 20 000 eurot, aga kohe kõigest lähemalt. Meil on Renault mudeli ring on üleüldse, kõik on nüüd uuenenud ja kõige värskem uuenenud mudel on siis Renault Captur. Ta küll ei ole täiesti uus mudel, ta on uuenenud mudel, seda nimetatakse faceliftiks, aga selle faceliftiga on kaasa tulnud väga palju standardis olevaid huvitavaid lisavarustusi. Ja kui me hakkame siit minema, siis LED-tuled pigem on visuaalne pool ja mis teebki auto ilusaks ja huvitavaks ja atraktiivseks. Siis praktilise poole pealt on nüüd autol ees ja taga parkimisandurid, on võimalik saada parkimiskaamera. Kui vaatame seestpoolt, siis autol on puutetundlik ekraan. Puutetundlik ekraan on siis, selleks on hästi mugav, et tegelikult selle sisse on ka integreeritud naviseade. Sellel autol on võimalik sisse saada ka Bose surround süsteem. See on selline uus helitehniline lahendus, kus tegelikult lisaks väga kvaliteetsele helisüsteemile on tegelikult mürasummutussüsteem, mis siis kompenseerib võimaliku maantee müra selle auto raadio audiosüsteemiga. See on uus lahendus. See on midagi sellist, nagu on kõrvaklapid lennukis, mis selle müra ära võtavad, midagi taolist lahendustes. Tegelikult on küll jah, et kui sa hakkad sõitma, siis tahaliselt tahtmata mingisugune maanteemüra kuskilt rehvidest kuskilt tuleb, siis tegelikult see audiosüsteem hakkab vastu töötama ja ta kompenseerib selle. Me ikkagi jõuame tagasi minu meelest kõige olulisema asjani selle auto juures, et ma lähen teen ka väikse proovina, ta ju tundub minu kõrva selline visikene, vaatame, kuidas ma mahun, aga see hind on ikkagi üliatraktiivne. Jah, hinnad algavad, meil praegult sooduskampaania hinnad algavad 12 200 eurot ja siit ülesse poole ja tegelikult täiesti uus varustusaste on Initial Paris ja selle hind on täna 18 500. Ja see nüüd sisaldab siis praktiliselt kõike seda, mida me siin rääkisime varustuse poole pealt. Jällegi ei väsi kordamast, kui te tahate selles kõiges veenduda, siis tegelikult Tallinnas Paldiski maantee 105 on Renault keskus ja tulge ja proovige sõita. Siis te näete. Prooviautod olemas? Meil on prooviauto kohe olemas, meil on 1,2 turbolaadimisega 120 hobujõudu automaat käigukastiga auto proovimiseks. Ilus punane auto, millega sa lähed ka ise praegu sõitma, et tulge ja inimesed proovige. Annan lühi ülevaate, tänud. Kui me räägime sellest, et auto hind jääb alla 20 000 euro, siis me ju tegelikult väga ei eelda sellelt autolt midagi väga erilist. Aga 18 500 auto hinnalagi pakub meile tõesti kogu selle varustuse, millest me teile ka siin ennem just rääkisime ja kui ma auto kõrval selle loo sissejuhatuse ajal paistsin võib-olla natukene tõesti suur välja, siis vaadake nüüd praegu seda minu sõiduasendit. Mul on käed suhteliselt ees, ma olen tooli lükanud peaaegu taha ja veel, kus juures kannatab seda sõiduajal ei tohi seda teha, et ma korraks auto seisma. On võimalus veel seda tahapoole lükata, aga sel juhul jääks mulle juba rool liiga kaugele, et selline oleks umbes minu paras sõiduasend siin ja ka sel juhul jääb ka siin tagaistmel veel ruumi, keegi siia kenasti ära mahub. Samuti, nagu näha, on peal start-stop süsteem, ehk siis tegelikult eks autotootjad enamus liigub sinna suunas, et need sellised lisad, mis olid veel võib-olla 5 aastat tagasi täiesti ainult tippmudelitel ja kallitel autodel hakkavad vaikselt tulema ka odavama klassi autode peale ja mina ütlen teile küll, et sellise raha eest saate te endale päris korraliku auto, sõita on sellega mugav, varustust on peal korralikult, kõik uuem tehnoloogia, mitte midagi ei pea Renault Capturi facelift häbenema.